See konkreetne kultuuririkkuse päeva üritus meil toimus 24. augustil 2024. aastal. See idee tuli sellest, et meie küladel olid sünnipäeva, aastapäevad ja me mõtlesime, et me ei saa enam teha traditsioonilist üritust koos näiteks ajaloolise osaga, sest meie elanikkond on palju muutunud. See üritus koosnes erinevatest töötubadest, mis pakkus inimestele siis vaimset ja praktilist tegevust. Ja neid õpitubasid oli 4. Ivan-tšai valmistamine, soolakurgi valmistamine, korvi punumine ja kapsaleiva küpsetamine. Sellel päeval, kui see üritus toimus, siis ühtlasi oli meil külade sünnipäevad ja me avasime ka siia seltsi kinnistule ühe suure külakiige, mis oli vanasti pärandina ka siin külades olnud. Me tahtsime tutvustada siis meie ümber olevat kultuuririkkust ja mõtlesime, et me tähistame sellega külade sünnipäevi, et need inimesed, kes on meie ümber uued, need inimesed, kes on siia tulnud näiteks Ukrainast, et nad teaksid, milline on see meie kultuuripärand siin meie ümber. Tiisekülade seltsi tulevikuvisioon on ikkagi püsida selles külaelus ja tugevdada kuidagi seda õlg-õla tunnet, nagu oli kunagi minu lapsepõlves, et kus kõik käisid koos ja ei olnud omaette, et see on ka üks suur selline unistus.